vaata, laps tegelikult armastab kiitust saada. Meie ju tegelikult ka armastame kiitust saada, eks ole, ja sama meestega. Ehk siis sama öeldakse laste puhul, et kiida seda käitumist, mida sa rohkem tahaksid näha. Ehk tegelikult see sama, kui inimene jagab sulle midagi ja see sulle tähendab palju, siis palun tee seda, et ütle, et sulle tähendas palju, et inimene sinuga näiteks lõpuks rääkis sellel teemal või ennast avas. Et ma arvan, et nagu see loob juba eos selle, et sellele tuli positiivne reaktsioon, on ju. Isegi kui sulle tuleb midagi, mis sulle ei meeldi, siis sinuga räägiti ausalt. Et võib-olla see ei pea olema, et aitäh, et sa mulle seda ütlesid, vaid see võib ka olla, et aitäh, et sa mulle ausalt ütlesid, on ju. Mina usun muidugi ka austusse, ehk see peab olema austavalt öeldud siiski. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime kiitmisest ja täpsemalt meeste kiitmisest, sellepärast et maailmas, kus naised saavad vähemalt komplimente, ei saa mehed mõnikord üldse ühtegi head sõna. Vähemalt niisugune on minu tagasiside naistejuttude meeskuulajate poolt. Mina olen Kristiina Erodes ja mul on külas üks imeilus, särav ja tark naine, kes seda kunsti minu meelest eriti hästi oskab. Tere tulemast, Anni Rahula! Tere! Ja Anni jäigi mulle silma oma postitustega, mis on nii siirad, soojad, positiivsed ja täis sellist nagu kõige naiselikumat, ilusamat, puhtamat tänulikkust. Aga Anni, sina oled, eks ju meil jalgpallikohtunik, turundaja, ettevõtja, 3 lapse ema, modell, supernaine, mis veel? See on see, kui sul on väga palju hobisid, on ju, et siis sa oled kõik ja mitte midagi. Aga jah, võib-olla see sotsmeedias ja üleüldse nii-öelda väljaütlemised mu enda näiteks abikaasa suunas olen saanud ka erinevat tagasisidet, et inimesed märkavad seda ja teinekord positiivselt ja teinekord ka negatiivselt, et selline huvitav märkus siia juurde. Kuidas saab positiivne sõna olla märgatud negatiivselt? Sellepärast, et inimestel tekib mingi reaktsioon. Ma olen ise psühholoogia huviline, oleks ka läinud sinna, võib-olla nimekirjavad. Kõik, mis tuleb vahepeal meelde, võid öelda välja, paneme juurde. Just, et see järelikult on see mingi reaktsioon enda elust, enda kogemuste põhiselt sellel inimesel siis, mis tekib. Kas siin puhul on olnud näiteks, kus ma tean, et inimene küsibki mul stiilis, et miks sa ütled nii palju kenasid asju, et elu ei ole ju nii ilus. Et see järelikult on mingisugune inimese kogemus juba, tema kas pettumus mingites olukordades inimestes ja nii edasi. Et jah, ilusates asjades annab ka näha midagi inetut ja vastupidi. Tead, mida mina olen ise, nagu ka naised räägivad õudselt palju, vaatavad asju, loevad lehti, loevad digiajakirju, vaatavad naiste jutte ja muud ka arutavad, on ju. Ja mida mina olen siis saanud tagasisidena on see, et kui keegi postitab midagi niisugust helget ja head, siis arvatakse, mida ta varjab. Et mis seal taga pahasti on. Ja siis, kui keegi postitab ala pildi mingist kaunist kingitusest või lille sülemist, siis mõeldakse, sellel mehel on kindlasti teine ja ta pidi ennast vabaks ostma või igasuguseid selliseid täiesti absurdikaid storysid pannakse mõnikord juurde. Nüüd ma olen rõõmus, et mees ei ole mul ammu lilli taanud. Tegelikult tal ei ole midagi varjata. Lillesibulad võib-olla isegi viimati et ma need saaks maha istutada pikaks ajaks. Sibul ikka vist ei Lillesibul maas, siis tuleb vähemalt lill aasta pärast näiteks. Aga kus juures, ma saan sellest aru ka. Hästi tihti on ju meile ka filmides näidatud seda, et mees teeb mingi jama kokku, siis ta tuleb lille sülemiga, vabandust paluma. Et seal võib isegi mingisugune ju tõetera all olla teatud olukordades, eks ole. Aga kõige jubedam on see minu arvates inimeste puhul, et me kipume hindama kõiki olukordi nagu mingisuguse
enda filtri järgi, eks ole, enda just. Kogemused või mis meil on sisendatud nii edasi, et meie sees tegelikult justkui on mingi, kui me sotsiaalmeediast räägime, öeldakse ju algoritm on, mis valib, mida me näeme. Et tegelikult meie kõigi sees on ju midagi sarnast, kes sa ju loed tegelikult kõigist oma mingi selle algoritmi alusel midagi välja kõikidest olukorrast, mis kogemused sul on all, mis on see number 1 mõte, mis sul tekib iga olukorraga, mingi alateadvus. Ja kui meil on mingisugune paha kogemus, mida me hoiame endale nagu mingisugust oma kallist vara, tegelikult võiks lihtsalt lahti lasta, issand, mine ära halb kogemus, siis me tõlgendame kõiki ilusaid asju nagu kattevarjuna millegile koledale, just kui maailm peaks koosnema koledatest asjadest. No aga kui sa selle pilguga vaatad, siis koosnebki justkui, et siis see justkui ongi see tõde, selle inimese tõde, et koosneb ja vastupidi. Tegelikult maailm on väga-väga õnnelikule inimesele, ta on väga-väga tore paik, jah, tänasel päeval ilmselgelt ka muret tekitav teatud hetkedes, eks ole, kui sa vaatad oma laste ja mõtled nende tulevikude asjade peale, et ka hirmutav, aga muidu üldiselt ikka väga-väga kena paik. Oleneb, mis prill sul peas on. No vot, no igates meil on see kiitmise prill. Nii et ma arvan, et seda saadet kuulavad kõik Eesti mehed ja kui sa tead mõnda meest, kes on su hea sõber ja kes ei kuula naiste jutte, siis ole see hea vend, kes saadab talle selle lingi ja ütleb, tavai kuula, saad ka ükskord elus kiita. Aga läheme asja juurde kohe, et mehed ausalt ütlevad, et nad saavad väga-väga vähe positiivset tagasisidet. Mille eest näiteks, hakkame algusest peale, esimene asi, mis pähe tuleb, mille eest võiks ja peaks meest kiitma? Ütleme niimoodi, mina eeldan siin, see on see minu prill juba, mis eeldus mul siin ees on see, et inimene tegelikult on hooliv heatahtlik juba, eks ole. Ehk siis mina teinekord näiteks kiidan inimest lihtsalt olemise pärast, et ta on olemas. Et tegelikult see ei vaja muud kui hingamist, eks ole. Issand, kui ilus, see on nagu vaata, me oleme mõlemad 3 lapse emad, see on sama, mis väikese lapse puhul on ju see, üksta kõik, mis ta teeb, ta on lihtsalt nii armas. Sa kogu aeg teda vaatad oma armastava silmaga, kogu aeg saab ta kiita, üksta kõik sööi pudru ära, oi kui tubli, ei söönud, no issand, kui tore, et sa saad aru, et sul kõht täis, no ikka saab kiita, on ju. Ja just, et vaata, kipub ma kuskilt lugesin kunagi, et iga negatiivne ütlus on vaja üle kirjutada teatud arvu positiivsete ütlustega. Palju. Ehk siis ma ei mäleta, mis see võis olla stiilis, 1-5 või midagi. Ehk siis me oleme nagu iga negatiivse märkamisega, me oleme juba päris korralikult võlgu. Ehk siis ma üritan alati, see tekitab endale ka sellist suurt tänulikkust juba elus olemise eest ja nii edasi, et kui sa oskad märgata neid pisikesi asju. Ehk siis, kui sa tänad inimest lihtsalt sellepärast, et ta on, või näiteks viimane näide, mis mul on tuua, mul oli mingisugune hirm, mis oli, ma sain aru täiesti ebaratsionaalne ja ma tahtsin midagi mitte teha, eks ole. Ja üldjuhul ma olen selline hüppan hirmu poole, eks ole, et teeme tuule alla. Ja abikaasa pigem ootas seda tegevust, eks ole. Ja siis, ja ta ütleski, et tead, et kui sa ei soovi teha, et ärme lähe või tee. Ja siis mul tulidki endal pisarad, tulid põskedele, eks ole, langesid. Ja ma ütlesin talle seda sama, et ma olen sulle nii tänulik, et kui sa näed, et minul on raske, sa mitte kunagi ei keera seda nagu mulle veel raskemaks sellega, et ma olen kuidagi kehva või et ma ei tule millegiga toime või midagi sellist. Ehk siis nagu juba, ta ei pidanud teoorias selleks nagu mitte midagi tegema, et ma tunneks tänu selle asja eest, et ei tee olukorda mulle raskemaks. Võib-olla ta ei saanudki tolles elukorras nagu nii-öelda väga palju midagi kergemaks teha, aga näiteks selline olukord tuli mul hetkel meelde näiteks. Aga ta andis sulle ju midagi väga ilusat ja väärtuslikku märkamist ja mõistmist. Tead, kui lihtne tegelikult on see märkamine. Minu arvates on isegi see, kui sa tead, et inimesele on tähtis mingi asi. Näiteks mu abikaasale ei meeldi, et kui hilinetakse. Ma ülivähe jään elus hiljaks peale seda, kui ma temaga nagu kokku sain.